tere! Proovime täna siis teha natukene sellist meelelahutuslikumat videot ja proovin siis esimest korda teha sellist üldist kaardiladumist. Vaatame, kuidas välja tuleb. Eks sa siis anna pärast märku ka, kas midagi kõnetas või midagi sinuga sobitus. Nii nagu ma varasemates videotes olen öelnud, siis see, kes kaardid lauale laob, see peab ka siis tõlgendama. Ehk siis ma püüan olla siis see kanal, kes seda sõnumit teile vahendab. Ja taro lugemistes on alati oluline see, et 3 komponenti oleks siis ühendatud. Esiteks peab olemas olema siis teadmine tarokaartide tõlgendamiseks. Minul on siin muidugi ka teisi liike kaarte. Pärast siis näete, kui oma rühma olete valinud, mis annavad võib-olla lisasõnumeid ja teevad huvitavamaks selle ladumise. Aga lisaks nii-öelda kaardi sümbolite ja tähenduse teadmisele peab olemas olema ka nii-öelda intuitsioon ehk siis kõrgem lugemisoskus, kanaldamisoskus, mis siis numbrite järgi on ka minul avaldanud ja mitte siis ainult numbrite järgi, vaid ka vereliini kaudu. Sest mu vanaema luges kaarte päris täpselt ja isa meenutuste järgi siis võin kinnitada, et need tema viimased nõuanded, mis ta jagas, läksid nii-öelda rakendamisse veel 5-6 aastat tagasi, kui nii-öelda need viimased sõnumid oma elu leidsid. Ja tean, et see on ka minu veres olemas. Olen seotud temaga ja kuna ka nii-öelda lahkunud hinged on mulle märku andnud, et minu roll on olla suguvõsa majakas, siis püüan seda rolli täita. Nii ja kolmandaks peab kindlasti olema siis nende 2 sidumisoskus, tähendus, intuitsioon ja pilt kaardi peal kindlasti. Et nagu sa näed, ma olen 3 gruppi välja pannud ja igas grupis on siis erinevast kaardipakist tarod ja klassikalisest tarost on siis nõuandekaart, et sellest pakist tuleb siis lõpuks see nõuandekaart. Mida ma tahan rõhutada? Taro ei ole ennustamine, taro ei näita midagi, mis ei oleks juba hetkel alguse saanud. Ta näitab energiaid, võib oletada, kuhu suunas nii-öelda elu läheb, kui samamoodi jätkata, aga iga muutus toob kaasa siis teise ajaliini ja tarode roll pigem on siis nii-öelda näha oma alateadvusesse ja mõtestada lahti see, mis on nii-öelda sinu jaoks hetkel oluline. Igal lugemisel peaks ka teema olema. No ütleme, et minu esimese lugemise teema on siis, kus sa vaimsel arengul praegu oled ja mida siis kõrgemad jõud sulle soovitavad. Ja magustoiduks siia iga paki lõppu panin ma siis ka kaksikleekidele, kaksikhingedele toetava sõnumi. Ja alustame siis sellest, et ma panen ka hiljem need ajaliinid siia alla, et tunneta, milline kivim sind siis kõnetab. Ma võib-olla praegu ei ütle, mis kivi mis on, pane pausi peale ja vali siis välja grupp number 1, grupp number 2 ja grupp number 3. Kui sa oled oma grupi välja valinud, siis alustame grupist number 1, panen siit eest ära ja räägin võib-olla siis ka sellest kivist.
See on siis angeliit. Angeliit on inglite kivi, inglite kaitse ja mulle tundub, et sinu jaoks on praegu hästi oluline teada, et sa oled kõrgemalt poolt kaitstud ja kaitseinglid on siis sinu kõrval. Et kui selle sinise kivimi poole sind tõmbas. Samas sinine on ka tunnete ja emotsioonide värv, karikates vesi on sinist-karva. Nii et tundub, et need teemad, millega sa praegu tegeled, on ääretult emotsionaalsed. Nii, paneme siis ladumise ajaks siia ja vaatame, millised sõnumid sulle siis välja tulid. Alustame siis tarokaartidest. Tõmbasin välja 5 kaardi. Esimene on siis karikate paaž. Teine on armastajad. Kolmas on sauade rüütel. Neljas on karikate kuningas ja 5 on siis karikate 9. Nii, vett on siin päris palju. Need kaardid otseselt küll ei ole särav sinist tooni, aga karikate kaardimasti värv on sinine. Alustame siis sellest, et teemad, mis on sinul praegu päevakorral, on seotud siis mingisuguste oluliste emotsionaalsete valikutega, ehk siis armastusega, pakun välja, aga samas ka vaimse teekonna valikuga, pigem siiski armastusega, sest siin kõrval on sauade rüütel, mis on ääretult kirglik tulemärgi esindaja, siis ambur jäärlõvi, armastajad on siis kaksikute esindaja. No siin on tegelikult peaaegu kogu komplekt väljas, õhumärke peale kaksikute ei ole. Müntide paaž esindab siis maamärke, sõnn, kaljukits ja neitsi. Ja karikad on siis veemärkide esindajad ehk siis kalad, skorpion ja vähk. See pilt praegu näitab mulle siis, et paaž on siis sõnumite tooja, selline kerge lapselik energia, et sa ootad mingeid sõnumeid kirglikult ja need on sinu poole tõesti ka teel, sest nagu sa näed, ma asetasin siia selle sauade rüütli armastajate suunas. Ja need sõnumid on seotud siis emotsioonidega, mis siis teevad sulle väga palju rõõmu, sest karikate 9 on ülim selline õnnekaart ja rahulolu ja oma saavutustega rahulolemise kaart. Ja kui nüüd siia siis juurde panna siis Marilyn Kero kaart, eluteater, elukaart, mis siis viitabki sellele, et tegemist on nii-öelda pigem reaalse romantilise tundega ja sellega seotud hingeliste arengutega. Ja romantikainglid lisavad siia siiski juurde sõnumi, lase minevikul minna. Puhasta oma elust vana energia, millegipärast see on oluline. Siit võib välja lugeda siis seda, et need tunded ei ole uued, äsja tärganud, vaid pigem on pikaajalise suhtega tegemist. Pakun siiski, et ei ole nii-öelda selline paarisuhe, mis on juba toimiv, see on mingisugune minevikust pärit teema, sest kaart, mida ma nii-öelda universumi sõnumina välja tõmbasin, on siis mõõkade 7, mida ma nimetan ka varga kaardiks. See on justkui keelatud tunne, justkui kõverate teede kasutamine oma eesmärgi saavutamiseks.
Inglikaardi pakist tuli kaart lähitulevikus, see tähendab seda, et kohe-kohe on midagi kiiresti muutumas, et kuigi maamärk ja see baas viitab pigem sellele, et minevikus on siis mingeid sõnumeid kaua oodatud, siis Sauade Rüütel on kiire poiss. Tema jõuab üsna ruttu kohale ja pakuks, et lähima paari nädala jooksul on mingit sellist olulist taipamist või sõnumit sul oodata. Ja kui ajastuse kaarte vaadata, siis number 4 on võib-olla sinu jaoks oluline ja neljapäev. Ja soovitus on siis võta seisukoht ja järgi oma südame häält. Ära otsusta tormates nagu Sauade Rüütel, vaid otsus olgu nii-öelda läbimõeldult, kaalutletud, rahulikult tehtud, nii nagu müntide energia seda soovitab. Ja kui nüüd tegemist on kaksikleegisuhtega, siis energeetiliselt on see hetk, kus sa oled nii-öelda peidus kaardis alkeemiameister. Need on sellised spetsiaalsed kaksikleegikaardid, mis tähendab siis lillavalguse aktiveerimist ehk siis sageduse tõusu, mingeid olulisi taipamisi. Ja põhiprobleem on siis selles, et kui ma võtan nüüd Janne Heinluhti kaardipakist sellise sõnumi, see on ka väga hea toetav kaksikleegi teekonnal, siis põhiprobleem on see, et sa hoiad kinni vanast jamast, oled klammerdunud ja miski sinu elus on osa karmilisest või karmalisest hingepõhisest ning takistab su edasist liikumist ning suuremat õnnetunnet. Esita endale küsimus, mis on see, mida sa pead vabastama, millele sa pead alistuma. Ja minu kaardipaki sõnumist tuleb siis soovitus, ära tõuka oma hinge eemale, ära võitle teekonnale vastu. Kõik, mis peab tulema, tuleb nii või teisiti. Mine siis vooluga kaasa. Ja ma tean, et kaksikleegi teekonnal on hästi oluline saada ka nii-öelda hingesõnumeid, et on nii-öelda küll telepaatiline side, aga see ei tähenda mõtete lugemist, vaid pigem on sünkroonsused, unenäod, mis sellele teekonnale viitavad. Ja selleks on siis väga hea hingesõnumite või hingede vestluskaartide pakk, mida ma siis kasutan. Ja see viimane sõnum on siis tõesti kaksikhingedele ja meesenergia siis ütleb. Ma tean, et ma pean võtma vastu otsuse. Iga kord, kui ma tulen sulle lähemale, siis ma peatun. Tunnen, nagu ma justkui külmuksin. Ma ei ole kindel, mida sa soovid, kas sa lükkad mu tagasi, kui ma sind usaldan. Nii, mida siis lõpetuseks siia öelda, et kuna tuli ka kaart sellest kaardipakist, mis siis ütleb, et lase minevikul minna ja elukaart, siis tulebki nii-öelda õppida seda, mis on, usaldama ja lähitulevikus, kas siis 4. kuupäev või siis ka ma näen siin üleval servas on number 5, ma ei tea, kas 4. mai oli sinu jaoks oluline või siis eluaastat 45, kus midagi juhtus või juhtuma hakkab ja neljapäevane päev. Nii et sõnum sulle, mida ütleb ka armastajate kaart, võta oma seisukoht, järgi oma sisehäält ja kõik läheb hästi. Aitäh sulle esimene grupp ja kui midagi kõnetas, ma oleksin väga tänulik, kui sa siin all ka märku annaksid sellest ja
kirjutaksid, mis teemad võiksid olla ladumistes ja kas ma võiksin neid ladumisi veel teha. Et kas rohkem kaksikleegi teemadel või siis üldisi. Nii, ja võtame siis teise grupi. Paneme selle Angeliidi oma kohale tagasi, tema on täna meil oma töö teinud. Ja teine grupp on ametüsti grupp. Kui sa selle valisid, siis kindlasti on sul väga tugev intuitsioon. Ametüst on selgelt nägemise kivi, selgelt tajumise, selgelt tunnetamise, aga see lilla värv viitab ka siis ülemistele sakratele, kolmanda silma avanemisele, kõrgematele hingesidemetele ja üleüldse on tegemist ühe minu lemmikkristalliga. Nii, vaatame, paneme siis tema ka siia roosi kõrvale ja vaatame, mis ütlevad kaardid siis sulle. Alustame siis põhikaartidest. Sulle tuleb erak, müntide kuningas, saatan, jälle armastajad. See kaart jälitab mind. Ja müntide 8. Nii, no siin on tegemist inimesega, kes on kõvasti sisetööd teinud. Kui on suhte küsimusega seotud, siis kindlasti on oldud lahusoleku perioodis. Tähtkujudest või päikesemärkidest tooksin välja maamärgid. Võib-olla rõhutatult kaljukitse, sest saatan on kaljukitse sümbol, kaart, aga ka sõnn ja neitsi ja jällegi siis kaksikute kaart, nii ja münt jällegi viitab maamärkidele. Nii. Ja siin on siis meesenergia, müntide kuningas on oma elus heale järjele jõudnud. Pigem mitte väga noore inimese kaart, kui noor inimene kuulab, siis pigem nii-öelda vana hing või inimene, kes on taipamisteni jõudnud, aga ta on siis ka nii-öelda väga palju võidelnud kaassõltuvusega ja kuna saatana järel tuli siis armastajate kaart, siis see on väga hea märk, et kui sa vaatad seda videot, kus ma räägin saatana ja armastajate kaardist, siis kui saatan on nii-öelda armastajate kaardi negatiivne peegelpilt, siis armastajad on liidukaart. See on õigete otsuste kaart ja jällegi mulle tundub, et pigem suhteteema on siin esindatud, kuigi siin on ka müntide 8, mis võib ka ärile ja materiaalsusele viidata, aga pigem minu jaoks on müntide 8 sisetöö tegemine, eriti koos erakuga siin. Et on tehtud suur sisetöö, on kasvatud ja liitu jõudmine on siis see oluline märksõna. Ja võtame siis juurde kõigepealt selle kaardi, Merilin Kerro kaardipakist ja tuleb siiski hoiatus. Hoiatuskaart näitab seda, et siiski on mingisugused teemad veel integreerimata. See liit, mille poole sa oled teel, vajab veel tööd ja kui kõrgemate jõudude kaarti vaadata, siis sauade äss on väga kirglik energia, ehk siis, kuidas seda nüüd viisakalt öelda, ära lase oma otsustel mõjutada oma seksuaalenergial, ehk ära ole liiga kirglik oma valikutes, sest mida ma näen, siin on küll eraku kaart, aga ühtegi mõõkade kaarti, mis mõtlemist ja nii-öelda kaalumist sümboliseerib, seda ma ei näe.
Romantilise tarokaardi kaardiks on kahtlustamata, ehk siis anna suhtele võimalus. Tundub, et tegemist on kõrgema hingesidemega ja takistustest hoolimata on tulemus igati positiivne. Sest ka inglikaart ütleb meile, et usalda oma sisetunnet. Kõik läheb täpselt nii, nagu peab minema. Ajastuse koha pealt on siis number 8, mis tähendab siis kõik on progressis või muutumises. Ja oota suuremaid muutusi kas 8 päeva või 8 nädala jooksul või on 8, näiteks ma ei tea, millegipärast tuleb elude number mulle kohe esimesena ette, et kas on sellega seotud. Samas ma näen siin ka lõpmatuse märki, mis on maagiga seotud eneseelu loojaga. Nii, kuna ma juba ütlesin, et siin on väga palju viiteid ka kaksikleegi suhtele, siis see kaardipakk siin ütleb meile, ma näitan seda pilti, et tegemist on tõesti teel olijaga ja eelmiste elude haavad paranevad, ehk siis see sisetöö, millega praegu tegelete mõlemad, on siis seotud eelmiste eludega ja reisija teel on siis jällegi kinnitus, et tegemist on kaksikleegi suhtega. No mis ma räägin? Vaadake, mis kaart välja tuli, ma ei tea, kas te näete lugeda. Kaksikleek. See on kaksikleegi grupp, et kui sa kahtlesid, siis sa said kinnituse. See kaart ei tule väga tihti sealt pakist välja. Kaksikleek on täpselt sama algenergia, ühe hinge manifesteerumine siia füüsilisse maailma meheliku ja naiseliku siis laenguna. Kui tundsid ära sügaval hinge tasandil oma kaksikleegi, oled sa valmis ülestõusuprotsessiks ja spirituaalseks joondumiseks selles elus. Ta on ainus, kellega oled üks ning ka sul on võimalus temaga taas kohtuda ja jõuda harmoonilisse liitu praegusel ärkamise ajal. Ja see harmooniline liit ei tähenda alati sellist füüsilist liitu. On hetk, kui tuleb teha valik. Sellel teekonnal on hetk, kes on nüüd alguses, võib-olla ei usu seda, kui kaksikleegi isik muutub füüsiliselt ebaatraktiivseks. Sa oled integreerinud kõik need teemad ja tead, et oled hingelisel tasandil seotud, aga seksuaalselt see inimene ei köida, ei tõmba sind enam. See ei tähenda, et armastus oleks kadunud, aga see näitab, et on neutraalsusesse jõutud. No sealt edasi on 2 teed. Kas jätkata elu ilma temata või koos temaga, kui on juba olemas hea hingekaaslane, siis pigem nii-öelda usute või mitte, võib olla nii, et eelistab pigem hingekaaslast. Nii, ja minu kaardisõnum, eriti siis, kui veel obsessiivsus on ehk sundmõtted aktiivsed, siis soovitus. Tee mõttepiir. Lepi endaga kokku, et mõtled temast ainult 15 minutit päevas. Võib-olla juhtubki nii, et mõtlemine taandub loomulikult ja obsessiivsus ei kao kunagi. See jääb. Aga kui sa endale nii-öelda annad neid hetki, kui sa vabalt lubad nii-öelda unistada ja mõelda kõigest ehk manifesteerida ja muul ajal tegeled siis kohal olles igapäevaste huvitavate tegevustega, siis ühel hetkel see obsessiivsus enam elu ei sega. Nii, ja tema sõnum siis sulle. Ma pean ise ennast kaitsma, sest ma ei taha saada enam haiget. Nii, see on koht, kus ka tema on selle sideme juba
tuvastanud. Meesenergia tavaliselt ei tea kaksikleegi teekonnast mitte midagi, tema kogeb seda teistmoodi, aga mida ta on taibanud? Ta on taibanud seda, et millegipärast see suhe teeb rohkem haiget kui teised. Nii, ma loodan, et said sellest midagi ja oli ka kasuks. Paneme siis ametüsti kõrvale, tema on oma tööd teinud tänaseks. Viimane grupp number 3 valis siis kuukivi. Kuukivi on hästi huvitav kivi. Siin, ma ei tea, kui hästi ta jääb näha, see hõbejas läige, kerge läbipaistvus, üks minu lemmikuid. Kuukivi on alateadvusega seotud, ehk siis jällegi selle grupi valija on siis vaimsel enesearengu teel ja otsib siis nii-öelda tõde iseendas ja püüab siis ennast mõista. Nii, ja mis on nüüd hästi huvitav, et siin kohe ka tuli välja siis ülempreestrinna ehk sellise nii-öelda ka kuu energiaga kaart, mis väga hästi läheb kokku. Ja siia kõrvale ma panen siis narrikaardi. See on siis hing, kes on oma enesearengu teel. Ja mõõkade 5 viitab siis nii-öelda sisemistele konfliktidele, ülemõtlemisele, jah, pigem sisekonfliktidele, kuna kuu energia on siin olemas. Ja 2 viimast kaarti, mis ma siia panen, on müntide 6 ja karikate 6. 6 on ka armastajate energia, ehk siis mingid hingelised valikud tuleb siis teha. Nii, märkidest on siin õhumärke, on veemärke ja on maamärke, et kui see sind kõnetab. Ja ülempreestrinna kaardi tõlgendust võiksid sa kuulata, võib-olla sealt leiad sa mingisuguse sõnumi. See on siis naisenergias enesearengu teekond. See on siis nii-öelda teekond tundmatusse narri kaudu ja väga palju on veel ebaselgeid kõhklusi, kahtlusi. Ei olda kindlad, kas ollakse õigel teel, aga ära siis unusta, et narri puhul ei olegi see oluline. Narr oli see, kes näiliselt oli justkui eksinud, aga kogemata komistas tõe otsa. Nii, need kaardid räägivad siis karikate 6 on pigem siis lapsepõlv, mälestused, helged meenutused ja müntide 6 on siis selline võrdne panustamine. Ükskõik mis suhetes tundub, et on tasakaal, aga natukene võib-olla siis minevikku kinni jäänud ollakse. Vaatame, mida ütleb siis Merilin Keedo kaart. Muutused on tulemas. No transformatsiooni puhul siis, võib-olla isegi jätan selle siia lausa nähtavale, on muutuste tulek täiesti loomulik ja nii-öelda universumi sõnum on torn number 16. Need muutused tulevad äkiliselt, ootamatul ajal, ootamatus kohas, aga ei tasu seda karta, sest alati, kui midagi kaob, tuleb uus asemele. Mingisugune läbimurde hetk on tulemas, tundub, et see üsna varsti komistab siis mingisuguse õige teadmise otsa. Ja kui ajastuskaarti vaadata, siis number 3, keisrinna energia, naisenergia tuleb uuesti välja, teisipäev ja sõnum siis on, et
ole loominguline ja märgi jooned maha. Ehk siis alusta tegevustega, mis sind õnnelikuks teevad ja mis sinu elu muudavad. Olgu selleks siis oma mingisuguse loomingu avaldamine, mingisugune kunstiline tegevus, mis iganes. Ja inglisõnumina tuleb välja aasta pärast, ehk siis kui sa täna alustad, siis aasta pärast võid juba oma alustatu vilju maitsta. Edu on garanteeritud. Nii, kuigi võib-olla kaksikleekidele viitavad ainult need 2 kaarti siin, see võrdne panustamine ja minevikus olemine. Vaatame, mida siis, alustame võib-olla sellest kaardist, Janne Heinluhti kaardist, mis siis ütleb, sisemine laps vajab ja rahustamist ja juhib sind. Su närvisüsteem on reguleerimata, miski on sinus esile toonud ebaküpse osa sinust ning selliselt käitudes võid sa rikkuda oma suhteid. Panen selle kaardi juurde sisemine laps ja siin tuli sisse nii-öelda karikate kuus, mis on ka mineviku meenutamine. Siin on 2 last, kes mängivad nende karikatega. Ehk siis see, millega sa pead praegu tegelema, on oma sisemise lapse töö, tema rahustamine, oma hirmudele silma vaatamine ja tuleb endale öelda, et nii-öelda oled õigel teel, oled tubli, oled hästi hakkama saanud. Ja romantilises plaanis on siis kaart hetk, kingitus kelleltki eriliselt, oota siis kelleltki eriliselt kingitust, mingisugune koos olemine, koos viibimine. Ja kuna siin oli siis ka see muutuse ja torni kaart ja soovitus oma projekti alustada, siis tuleb kaksikhingede pakist ka kaart missioon on täidetud, ehk siis tere tulemast koju. Sa oled jõudnud oma elu suure missioonini, see taipamine jõuab sinuni lähiajal ja toob su ellu palju muutusi. Nii, ja minu kaardipaki soovitus on siis muusika, loodus ja kirjutamine aitavad sul hoida oma energiakeha puhta ja tasakaalus, kasuta seda iga päev. Et võib-olla tõesti siis, nagu ma välja tõin, loomingulisusega tegeleda, et leia oma suund. Nii, ja kui sa oled kaksikleegi teekonnal ja sa tahad hingesõnumit, siis selle sa saad, loen sulle kohe ette. Tunnen mõnikord, et sa ei hinnanud minu olemasolu enda elus piisavalt. Sa võtsid mind enda jaoks iseenesest mõistetavana. Ma oleksin pidanud juba ammu sinu elust lahkuma, kuid ma ei teinud seda. Ja obsessiivsus tuleb siit ka välja. Sisemise lapse töö peaks sellega seotud olema. Nii, tunnen, et see on nüüd kõik. Olen tänulik igasuguste pöidlakeste eest, kanali tellimise eest, soovituste eest, mida te veel kuulda tahaksite, kas tarokaartide lugemised sellisel kujul kõnetavad teid ja kas kellelgi midagi nii-öelda selles mõttes ka täppi läks, et tundis iseenda teekonna ära. Aitäh teile ja ilusat nädala jätku!